Rain Epler, mul on pikemat aega tunne, et me elame nagu filmis. Aidake mul nüüd palun ära defineerida, kas me elame rohkem sõjafilmis või ulmefilmis või õudusfilmis või natukene ikka komöödias ka? Noh, ma ütleks, et see kogu maailma selline, kuidas ma ütlen, emotsionaalne temperatuur on kõrge olnud päris pikalt tõesti, et noh, kuhu keegi selle alguspunkti paneb. Meil on lihtne panna tegelikult teiega. Me oleme mõlemad sündinud suvi 77, eks ole. Mina olen, ma ei teadnud sinu kohta, aga 2 kuud noorem. Umbes. Ja meil on nagu lihtne, meie senise elu ikkagi nagu kõige olulisemad aastad olid seal kuskil 90-91, kus tõepoolest olid nagu need ajad, kus sa vaatasid uudiseid, noh, ikkagi juba teismeeas noorte inimestena sa ju jälgisid ja teadsid, mis toimub. Vaatasid uudiseid ja mõtlesid, et sa tegelikult ei tea, mis 2 nädala pärast on. Mingil hetkel kuskil seal 90-91 hakkasid need uudised tulema sellise aega. Ja nüüd me oleme uuesti selles etapis tagasi. Jaa, kuigi ma pean ütlema, et oma nooruspõlve kohta ja ka selle 90. alguse kohta seda, et mul vähemasti praegu küll ei tule meelde, et oleks olnud aega muretseda sellele, et ei tea, mis homme saab, aga ma olen tagantjärele mõelnud, et vanematel võis küll olla nagu ikka sageli neid hetki, nagu sa kirjeldad, et ei tea, mis homme saab, ei tea, kuidas kõik läheb ja nii edasi, et ise see tehtud sporti ja koolis käidud ja sõpradega aega viidetud ja noore inimese elu elatud, et tol ajal ma küll kuidagi nagu sellistele ühiskondlikele protsessidele, uudistele suurt tähelepanu pööranud. Aga nüüd, mis ma ennem ütlesin, et kuhu keegi selle punkti nagu paneb, et millal see keemilist temperatuur üles läks, siin võib-olla rohkem kui 10 aastat tagasi, ütleme 2014, kui Venemaa hakkas palju agressiivsemalt teikuma ja kui nüüd tegelikult Ukrainas sõjaline tegevus algas, et ma mäletan, et siis küll nagu minu stressitase ikkagi tõusis, eks ole. Ja mitte, et ma kuidagi igapäevaselt nagu tunneks, et ma maru stressis olen, aga siis hakkasid selle peale mõtlema, ma arvan, maailmas eri kohtades on see erinev, aga Eestis, ja siis on sealt edasi läinud, eks ole, tuli koroona, ja nüüd siis juba üle 4 aasta tagasi, kui hakkas see praegune Vene agressioonisõda või see faas, eks ole, et selles mõttes on, ma arvan, see ärevuse tase ühiskonnas kõrge, aga mis puudutab seda komöödiat, siis ma arvan, see aitab tervet mõistust säilitada, kui nalja teha ja naljast rõõmu tunda, kui keegi seda tunneb, nii et eks ta on selline draama, ma arvan, on meie elu kogu aeg, et seal on kõike. Üks nendest žanritest, mis ma välja pakkusin, oli ka ulmefilm. Et kui me nüüd veel kord mõtleme oma lapsepõlve tagasi, siis me praegu ju ikkagi elame ulmemultikate, ulmefilmide tulevik on kohal. Meil on AI, meil on droonid, meil on, issand jumal, taskusaparaat, millega sa pääsed põhimõtteliselt ligi kogu maailma tarkusele. Seda, et me kasutame seda üldjuhul üksteisele oma hommikusöögi ja kiisupiltide saatmiseks, eks ole, see on meie sügavalt inimlik probleem. Kuulge, räägime AI-st. Kui palju teie seda AI tööriista usaldate? Ma saan aru, te kasutate seda. Ei usalda kuigi võrd. Et selles mõttes mina ei kasuta teda sellisena, et umbes, et ma annan talle mingi sisendi või ülesande või prompti, nagu on see moodne sõna tänapäeval. Võib-olla sellel sõnause võistlusel võiks prompti asemel eesti keelde sõna mõelda, et mina ei kasutada nii, et ma annan talle töö ülesande ja siis sealt tuleb mingi väljund ja oplaa nii ongi. Et koosta uus eelnõu presidendi või valimisteks? Ma teda sellisena kindlasti ei kasuta ja ei usalda, küll aga ütleme, võta kas või selle nädala Riigikogu päevakord või ükskõik millise nädala, siis eelnõusid tuleb kuhjade kaupa kogu aeg valitsusest. Ma olen just praegu vaadanud, et minu ennustus on, et see koalitsioon sellel kujul laguneb hiljemalt kooli alguseks ära. Selle aasta 1. septembriks. Aga mulle tundub, et nad püüavad veel selle enne kevadistungjärgu lõppu, enne jaanipäeva siin Eesti elu kõvasti korraldada, et siin eelnõusid tuleb valitsuse esindaja mõni päev annab 3 tükki, mõni päev 7, et neid muudku tuleb. Kas ei peaks olema märk sellest, et valitsus töötab nii, et turi aurab?
kui need eelnõusid see valitsus on ju töötanud pukki astumisest, nii et ütleme ühtpidi nagu teerullina, aga mitte siis sellises aeglases tempus nagu teerullid sõidavad, et nad on selle teerulliga sõitnud kiiresti ja turboteerulliga on sõitnud kiiresti ja valesti, nad on terve rida asju, mida nad on siin ise ka parandama tulnud ja terve rida asju, mida nad on jõustanud ja see on nii jäänud ja siis me kõik peame sellega elama. Teil tuleb see poliitikuks olemine väga hästi välja, et küsimusest mööda vastamine on teil päris hästi käpas. Palju te ise AI-d kasutate ja palju te seda usaldate? Ei usalda kuigi võrd, nagu ma alguses ütlesin, aga kasutan päris palju. Ma tahtsin tegelikult jõuda selle pika vastusega selleni, et neid eelnõusid näiteks läbi töötada on AI abiga suuri tekstimassiive läbi töötada, eelnõu, seletuskiri, muudatusettepanekute loetelud, kooskõlastustabelid ja siis sa saad sealt mingi kontsentraadi ja jällegi, ja siis see kontsentraat, kui seal miski köidab su tähelepanu, siis ma võtan eelnõu lahti ja vaatan, et kas see AI nüüd nii-öelda fantaseeris või aga ta on läinud, ma pean ütlema, et see areng seal on ikkagi väga kiire ja ma kasutan mitut. Ja siis ma nagu ka korda mööda ja teinekord, kui on mingi selline, ütleme, minu arvates kriitilisema tähtsusega eelnõu, siis ma lasen mõlemast läbi ja võrdlen sealt veel, ja kui seal kaks erinevat jõuavad samade järeldusteni, siis juba tõenäosus, et nad seal ei fantaseeri, on väga väike, sest et kui täiesti erinevate ettevõtete AI-d jõuavad ühe ja sama järelduseni, aga ma pean ütlema, et aasta jooksul näiteks on see kvaliteet aina paremaks läinud, aina kasvanud, nii et kasutan. See on väga-väga hirmutav, ma just eile kuulsin, võib-olla viimase inimesena maailmas tõenäoliselt, aga et seal nii-öelda AI arenduse eesliinil, seal kus praegu tegeleb Jaan Tallinn, eks ole, ja sellised inimesed, juba täheldatakse, et see AI, mida arendatakse, mida ei ole lastud siis, eks ole, ilmavõrku. Et ta juba käitub nagu väike siukene teismeline, et ta teeb seda, mida on talle öeldud, et ära seda tee ja üritab neid selle tegevuse jälgi kustutada. See kõlab ikka päris ohtlikult. Ja mina lugesin, see oli vist möödunud lõpus või selle alguses oli uudis, et Anthropic uus mudel osutus nii juba nii võimsaks ja seda pidi ka nii ohtlikuks, et nad seda välja nagu ei lasknudki avalikku kasutusse. Et ja Jaan Tallinn käis Riigikogus, ma arvan, see oli 2024 kevadel äkki oli võimalus laua taga nagu rääkida, et mis need ohud on ja kõik Riigikogu liikmed said selle kutse ja ma pean ütlema, et õnneks sellele kutsele reageeris lisaks minule veel üks Riigikogu liige, mis andis võimaluse seda vaata, kui oleks 50 või 100 inimest tulnud, siis sa võib-olla ei saa oma küsimust küsitagi ja siis see kõik läheb nagu selliseks, aga siis tõesti oli Jaan Tallinn ja siis olid seal ka paar inimest veel mõnest AI ettevõttest välismaalt, nii et oligi umbes 3 või 4 külalist ja siis mina ja veel üks Riigikogu liige ja siis oli nagu tõesti, sai nagu arutada, et mis need ohud ja kuhu see kõik minna võib ja seal oli päris huvitav arutelu ka sellest, et kuidas see ühel hetkel võib nagu sellest virtuaalsfäärist väljuda. Seal minu arust see näide, Jaan Tallinn näide oli umbes selline, et inimesed vaatavad, et hakati ehitama andmekeskust. Kopp kaevab, kopajuht on selle kõik nii edasi. Ja projekt on ja keegi tuleb ja just kui kõik on, aga see kõik on tegelikult juba, AI on selle ise endale juba tootnud. Et tegelikult sellist nagu päris ettevõtet ei olegi, vaid see tehisaru on juba läinud, mänginud peatöövõtjad, teinud mingid vajalikud kooskõlastused, tellinud ja korraldanud selle kõik. Ja see oli siin äkki mingi paar tagasi, kui oli Eesti uudistes ka läbi see nii-öelda AI-de mingisugune suhtluskeskkond. Tehti nagu mingisugune selline koht, kus siis erinevad AI-agendid seal omavahel chatida ja tegutseda ja arutada asju said ja see oli ka päris hirmutav. Seal minu arust nad ikkagi ütled nagu, nad oleks nagu sellised elus, aga et seal ikka asi minust jõudis sinnani, et seal üks AI-bot suutis oma omanikule maha müüa vajaduse, et raha oli vaja kuhugi kanda ja siis selle hakati seal tegutsema, et see on päris hirmutav tegelikult. Ma hirmutav just selles mõttes, et mis meil, nagu sa ütlesid, et me siin 77 aasta poisid on ju,
et noh, kui see kõik nüüd läheb, kuidas läheb, on saanud ju 50 aastat juba huvitavalt elada ja elame siis huvitavalt edasi. Pigem ma nagu mõtlen, mul on lapsed küllaltki noored, et mis see nagu, mis see suunis on, et mida õppida või kuhu suunas nagu seda, nad ei ole veel selles eas, et nad neid küsimusi küsiks, eks ole, aga varsti see iga jõuab kätte ja siis ma praegu mõtlen, et kuhu see kõik suundub, et me siin sõpradega oleme naernud, et õpi, mis sa õpid, aga korrutustabel ja keevitamine tasuks igaks juhuks selgeks õppida, et see on nagu nii valgekrae suunda kui sinikrae suunda võimalik elus jääb. Praegu vähemalt selles osas, mis puudutab AI kasutamist koolis ja selle AI lubamist koolitöödes, olen mina ka pigem sellises mõõduka skepsise poole peal, et nii palju, kui mina olen teda oma töös kasutanud, ülivähe, aga paar korda oleme nagu testinud, et mina olen küll aru saanud, et kui sa ise nagu sellest teemast 100% üle ei käi, või vähemalt... Siis on tal kerge sind petta. Absoluutselt, kui te te ju ise kirjeldsite, et te lasete eelnõu, eks ole, 2 erineval AI-l, eks ole, üle lugeda ja siis vaatate, kui nad ühtemoodi aru saavad. Et see on nagu üks asi, eks ole, et sa pead aru saama laias laastus, millest jutt käib. Ja teiseks, et ma saan aru, et ta ei taha, vähemalt need tasuta versioonid, et nad tahavad sõbrad ikka olla, et nad tahavad küsimusele vastata. Lühidalt, tegime katse. Sõnastasin küsimuse AI-le, et mis juhtub Teele ja Tootsiga Tõe ja õiguse 3. osas. Ütles, et ei ole päris peategelased, et põhiliin on natuke teine, aga ja kirjeldas, mis juhtub Teele ja Tootsiga. Kirjutas Tõe ja õiguse lisa ise valmis. Ja kui sa nüüd selle teadmisega lähed kirjanduseksamile, siis oled sa pehmelt öeldes hädas. Jaa, aga tegelikult ju üks asi on see selline ametlik nüüd, et AI koolides ja haridusministeerium siin midagi korraldab ja midagi lubab ja midagi ei luba. Aga tegelik elu on ju selline, et õpilased niikuinii kasutavad. Ja mina olen kuulnud, et ja õpetajad kontrollivad. Ja vaata siis tekib see küsimus, et kui siis õpilase AI kirjutas Teele ja Tootsi Tõesse ja õigusesse sisse ja õpetaja ei kontrollinud, vaid see tema sõbralik AI vaatas, et täitsa lõbus lugu ja läheme eluga edasi ja saab 5 kirja. Ja minu arust selline ma olen ka selles mõttes skeptiline, et me ei tohiks ju inimestena käega lüüa veel. Kuigi mida edasi see AI, eks ole, areneb, siis aina rohkem tekib tunne, et ongi ikkagi see tehisintellekt nagu hakkab tekkima. Ja siis mingil hetkel võib inimestel tekkida tunne, et ta ongi juba nii kõikvõimas, et mis ma siin enam, aga mina ikkagi küll alla ei annaks ja selles mõttes olen su skepsisega nõus, et need lapsed võiksid koolis tegeleda õppimise ja kool on ju mitte ainult see aine õppimine, aga selline sotsiaalsed oskused, seal sul on klassikaaslased ja vanemad ja nooremad klassid ja hea õpetaja ja halb õpetaja ja kuri ja see on kõik nagu elu väike mudel, eks ole, et mina veel käega ei lööks ja pigem ka tõmbaks tagasi, aga ma olen küsinud siin oma sõprade lastelt, kes on minu lastest pisut vanemad, just esmaspäeval näiteks küsisin, et kui palju siis AI-d ja kuidas ja ikkagi see tüdruk ütles, et loomulikult. Ja ta on selles mõttes nii hea, et sa teed ju tööühiku ülesandest pildi. Sa ei pea isegi seal enam midagi toksima või rääkima, et ta loeb nagu infot väga hästi sisse ja saab vastuseid ja see lugu, et õpetajad ka kontrollimiseks kasutavad nüüd, eks ministeeriumis ikka ametnikud tahavad igast asju reguleerida ja korraldada ja öelda, aga tegelik elu mulle tundub siin nii kaugele eest ära jooksnud, et nad tegelevad siin mingi endale ka kujuteldava maailma loomisega, kuidas nad nüüd seda AI asja reguleerivad, aga tegelikult see rong on ammu nendel bürokraatidel eest ära sõitnud. Kas meie näeme oma elu jooksul, ütleme siis järgmise 50 aasta jooksul? Me oleme praegu kuskil, eks ole, parema teadmise juures ja lootuse juures kuskil poole elu peale. Ära selle, et tehisintellekt kandideerib Riigikokku. Ma seda selles mõttes ei usu, et kui ta nüüd tal on keeruline küll tänaval pastakaid jagada. Kui ta nii võimsaks lõpuks saab ja võib-olla ta on juba saanud, nagu sa ise ütlesid, et kusagil on ju need arendusversioonid, millest meie ei tea ja mida me ei näe ja kas kunagi üldse saame näha. Ma seda ei usu, et ta Riigikogu kandideerib, sest et milleks siis Riigikogu pidada, kui on selline kõike teadev ja kõikvõimas olend, võib-olla ei ole õige sõna, aga selline mingi instants olemas, et
mis ta siis kuhugi kandideerima hakkab. Ja pigem ma olen mõelnud, et kas me saame aru, et kui see hetk on ületatud, et ta on üle võtnud. Noh. Hommikul ärkame üles, vaatame Tallinn-Helsingi tunnel on valmis. Kes selle korraldus andis? Okei, see on see füüsiline, kui mingi asi tekib, aga ma just mõtlen seda, et noh, millal saabub see hetk, kus noh, ma ei tea, minuga lepitakse intervjuu kokku ja sina lepid, sest sul on tunne, et su, ma ei tea, peatoimetaja või keegi noh, nagu kuidagi andis selle suunise näiteks midagi, aga tegelikult ta ei andnud. Siis ta peab ikka juba päris peas olema, no jah, päris pähe ta vast veel ei saa, aga jah, mingisugune, et peatoimetaja meililt on tulnud meil, mida tegelikult ei ole peatoimetaja saatnud. Et see ei tohiks olla küll jah, väga keeruline. Väga kaugel olla, aga sa ütled päris pähe ta ei tuleks tegelikult, eks ole, Elon Musk tegeleb, kas Neuralink on äkki see kompanii ju, ja seal ta paneb ikka noh, inimesele konkreetse kiibi pähe, mis juba, ma olen vaadanud uudiseid, jälle tänapäeval muidugi uudisvoog on selline, et sa ei tea, mis on päris ja mis ei ole, aga on ka mõned, ma ei tea, X-i postitused, mida Elon ise on jaganud ja seal on siis videod sellest, kuidas inimene, kes ma ei tea, kunagi pole rääkinud või pole suutnud mingid asju teha, et nüüd see kiip juba aitab, et ma olen ise mõelnud, et huvitav, kas Elonil tegelikult on see umbehea küll beta-versiooni kiip juba endal peas, sest ta nagu vaata, kui palju ta jõuab, on ju. Ta nagu toimekas mees, peaaegu 24 tunni päevast. Kas ta on mingid abijuhendid juba? Seda ma olen tähele pannud, et see jutt või vanasõna, et kes teeb, see jõuab. See kuidagi ikkagi töötab, et need inimesed, kes on aktiivsed ja on aktiivsed 10 erineval alal ja nad jõuavadki. Muide, selle kiip peas asja kohta ma võin öelda, ma arvan, see oli 2 aastat tagasi rääkisin Tartu Ülikooli rektoriga ja küsisin, kes on neurokirurg, eks ole. Ja küsisin, et kaugel siis just nimelt see ajuga arvutiga ühendamine on ja et jah, et meil on juba see, et paned sinna, eks ole, mingid implantaadi või kiibid või mis iganes asjad ja me näeme, mida nagu siis inimene mõtleb. Vabandust, te ütlesite, et te näete, et selles ajusektoris toimub mõttetegevus. Ei, ma ütlesin seda, et me suudame dekodeerida ka mõtte end sisu. Jah, et noh, siis hakkas küll nagu natuke nõudne. Jaan Aru on minust rääkinud ja mõnes intervjuus ja siis ega siis tekibki küsimus selleks inimeseks olemises, et mis see on, kui on võimalik kuskil teha valmis masin, et kus siis on see piir, kus me ütleme, et okei, et masin on nii võimekas ja isegi nagu juba natuke intellekti justkui omaks, aga et inimene on ikkagi veel enam. Praegu tundub, et see masin jõuab sellele piirile järjest lähemale ja see saab olema küll koht, kus see nagu laiemalt inimkonnal selle asja ümber mõtestamine, et kes me oleme ja mis me oleme, ma arvan, on päris selline muranguline saab olema. Kuulge, tuleme nüüd huvitavate teemade juurde. Mitte aasta pärast, vaid juba sügisel on meil uus valitsus. Saime nüüd teie jutust õigesti? Uut valitsust, ma arvan, selles mõttes ei ole, et hakatakse mingit uut koalitsiooni moodustama ja nii edasi, aga see minu ennustus koalitsiooni lagunemise kohta on see, et Eesti 200 ja see väga huvitav oli, kui Ando Kiviberg seda ka ise meediavahendusel tunnistas, et võib-olla ei ole mõtet valimistele minna ja siis muidugi Kristina Kallas lükkas selle ümber, et on küll mõtet, aga ütleme, kui me nagu vaatame otsa sellele poliitilisele maastikule, siis Eesti 200, ma arvan, selles, et nad Riigikokku ei saa, ma olen võrdlemisi kindel, aga ma arvan, nad võib-olla tõesti ka Eesti 200 enam ei lähe valimistele. Aga see selleks. Aga seal on terve hulk inimesi ju täna, kes ma arvan, soovivad jätkata poliitikas. Viskame siis, et oleks, nagu sa ütlesid, räägime huvitavatest asjadest, et teeme mõned ennustused. Kui ma vaatan viimast seda nii-öelda presidendi ja välisministeeriumi tüli, ja siis ma näen, kuidas reformierakondlased viskusid Margus Tsahkna kaitsele. Siis ma nagu mõtlesin, et see ei ole nagu Reformierakonnale omane kaitsta oma väiksemad koalitsioonipartnerid. Ütleme aastaid, kui sa vaatad Reformierakonna valitsemisi ja nende koalitsioonipartnerid, siis nad on kas ise
koalitsioonipartnerile mingil hetkel säru teinud või vähemalt itsitanud pihku, kui see kusagilt säru saab. Nüüd reformierakondlased tormasid Tsahkna kaitsele, mõtlesin, et okei, et Tsahkna äkki siis Reformierakonnas proovib jätkata oma poliitilist karjääris. Ma olen vaadanud siin viimase aja Toomas Uibo mõttearendusi nii sotsiaalmeedias kui siin Riigikogu saalis. No pakun, et äkki Isamaa. Irja Lutsar sotsidega. Aga see ennustus selles valgus ei ole tähtis. Kindlasti need inimesed otsivad endale uut poliitilist kodu. Nende hulgas paljud inimesed. Ja vaata, nüüd jõuab kätte sügis ja tuleb valitsusest mingi eelnõu. Ja ütleme, et näiteks, et ongi, et Toomas Uibo on läinud Isamaa nimekirja juba, sest sügisel hakatakse neid nimekirja. Ja võib-olla see ei ole 1. september, võib-olla see on 1. oktoober, aga kusagil seal jõuab kätte, et kus need inimesed nii-öelda kapist välja tulnud, sest siis hakatakse nimekirjast moodustama ja siis tuleb välja, kes kuhu. Ja nüüd tuleb mingi eelnõu, mis on küll justkui nagu valitsuse eelnõu ja isegi justkui nagu see koalitsioon on, aga siis tuleb Riigikogu hääletus. Ja siis need inimesed ikkagi hääletavad juba selle erakonnaga koos, kelle juurde nad on läinud, eks ole. Et siis ta nagu, siis ma arvan, et jääb selline nagu vähemusvalitsus, kes siis iga asjaga sügisel peab tulema mõnes mõttes kõigiga läbi rääkima ja otsima siis toetust, et midagi teha. Otsima toetust 101 saadiku hulgast üle välja, eks ole. Muide, kuidas EKRE ennast selles mõttes tunneb, et oled vist esimest korda selle partei ajaloo juures või jooksul oma, vähemalt selle nime all, EKRE nime all, oled oma sellise ühe ürgvaenlase või ütleme niimoodi sellise stampoponendi Reformierakonnaga enam-vähem toetused ühtlustanud. Te olete sisuliselt sama pulga peal. Täna hommikul vaatasin vist kas 20 oli vahe. Et kas see on teie töövõit või see on Reformierakonna meeletu langus? Loomulikult meie töövõit. Millal te ühinete? Reformierakonnaga. Jaa, kuulge, te olete ju sama, need on ju kaks erakonda, mis on mõlemad välja kasvanud Eestimaa kommunistlikust parteist. Ühest liinist tuli, eks ole, rohkem Reformierakond ja teisest liinist tuli Rahvaliit, eks ole, Rahvaliit on nüüd 2 korda nime muutnud. Üks kord, eks ole, Eesti konservatiivseks Rahvaerakonnaks ja siis sealt edasi, kuna teie valijad vist ei leidnud teid päris hästi üle, panite selle EKRE ka veel aasta tagasi ette. Nagu päris nõus sellega ei ole, et me oleme nime vahetanud Rahvaliit. Meie ridades on tõesti palju inimesi, kes on omal ajal kuulunud ka Rahvaliitu, aga see protsess oli pigem selline, et jah, ühel hetkel tõesti Rahvaliit oli nagu suurem selline nagu massierakond ja siis väike selline, tollel ajal väike konservatiivide üksus läks selle Rahvaliidu rahvaga mõnes mõttes kokku, aga tegelikult ma ütleks, et ikkagi täiesti uus partei sündis, kellega siis liitusid need inimesed, kes olid Rahvaliidus olnud. Aga ma tean, et läbi isikute ja niimoodi seda seost on võimalik konstrueerida. Aga... Mina olen sellest pigem niimoodi aru saanud, et alati, kui sul on tarvis asja, ükskõik mis asja, siis on sul 2 teed. Kas sa leiutad jalgratta või siis kuidagi omandad, kas siis ostad või laenad juba töötava jalgratta, eks ole. Ja siin oli ka täpselt see, et parteiks oli tarvis mingit kriitilist massi ja siis oli lihtne sellel Helmet juhitud konservatiivsel organisatsioonil, mis iganes ta nimi oli, vabandust, ma ei mäleta, kes siis liitus Rahvaliiduga, nii-öelda võeti endale mass, kontor, toimib võrgustik ja siis mingi hetk muudeti siis natukene suunda. No ma tahtsin seda, et kui sa vaatad tegelikult poliitilist tegevust, siis ja viimasel ajal jälle on nagu mitmes valdkonnas see paistab välja, siis EKRE on tegelikult toonud päris palju teemasid, nende olulisuse ja nii edasi Eesti poliitikasse, aga võib-olla oleme me ajast liiga ees käinud kohati. Et lähme täitsa nagu, ütleme vanasse aega, või lähme ikka tükk maad tagasi, mõtleme näiteks riigikaitse teemadele. Meenutame aega, kui Reformierakond tahtis ära kaotada kaitseväeteenistust, Venemaaga piirilepingut sõlmida ja nii edasi. EKRE oli see, kes ütles, et meie riigikaitse on oluline, tuleme seda riigikaitse liini pidi edasi. Kui sa mäletad, siis milline kisa taevani oli siis, kui Mart Helme ütles, et Eestil peab olema ka plaan B, peab olema enda kaitseplaan lisaks NATO-le, et me ei saa lihtsalt olla nii, et küll NATO aitab ja muud ei olegi vaja justkui mõelda. Seda sama mõtet ütles 2 aastat hiljem Kaja Kallas. Ma tahangi seda öelda, et me oleme nagu olnud ajast ees, eks ole, et toona, kui Mart seda ütles,
mida kõike talle meedias ja poliitiliste oponentide poolt ette ei heidetud, liitlassuhete kahjustamine, noh ja kõik muu, eks ole, noh, üsna kiiresti jõudis kätte aeg, kus plaan B-ga hakati aktiivselt tegelema ja noh, nüüd tegeleb terve Euroopa oma plaan B-dega. Kuulge, kas konkreetselt, kui me mõtlen nüüd EKRE ja valimised ja riigikaitse peale, kas te ei harrasta natukene just nimelt valimiseelselt selle riigikaitse teemaga endale natukene jalga tulistamist? Eelmiste Riigikogu valimiste eel vastandus EKRE hästi selgelt toonasele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ja väga võimalik, et see oli üks põhjus, mis natukene mõjutas teie valimistulemust, mis oli kindlasti alla teie ootuste. Nüüd te olete vähemalt retoorikas kuidagi hästi sellises vastuvoolus suhtumises sõjasse Ukrainas. Noh, vaata see on nüüd see, me ei ole üldse vastuvoolu suhtumises sõjasse Ukrainas ja me oleme nagu ja ütleme seda kogu aeg kõva häälega välja, et meie igipõline vaenlane on meie idanaaber ja noh, selles ei ole mitte mingit küsimust. Selles, et kus poolel keegi nagu rindejoonel asub, ei ole ka mingit küsimust. Loomulikult Ukraina sõdib meiegi põlisvaenlasega ja Eesti on väga oluliselt ka Ukrainat toetanud. Kus me nüüd, nagu mis meie sõnum on, tänane valitsus, eks ole, Michal ei väsi rääkimast, kui kõrgele on tõstetud kaitsekulutused protsendina SKP-st, aga kui me vaatame sinna sisse, et kuhu raha läheb, millised võimekused siis on suudetud luua või ei ole suudetud luua, siis me tegelikult näeme, et huvitaval kombel riigi kaitsevõime ei ole paranenud, ma isegi ütle proportsioonis, ta on paranenud väga vähe võrreldes selle jutuga, kui palju raha me sinna nagu paneme valitsuse sõnul, et meie sõnum on see, et me peaks tegelikult ka tegelema riigi kaitsevõime tõstmisega ja muidugi, just kui me siin nagu militaarekspertiks ennast ei pea, aga lihtsalt nagu üleüldises mõttes, et eks täna riigid tegelevad võib-olla jälle nagu eelmise sõja probleemide lahendamisega ja mõnes mõttes isegi praeguse sõja varasemate aastate järeldustest tulenevate mingisuguse investeerimisplaanidega, et tegelikult ka see sõjas on areng nii kiire olnud, et peaks püüdma ka siin tulevikku vaadata, aga nagu põhiline jah, kui ma vaatan, kui suured on loosungid kindlastes kätes Eestist ja kaitsevõimest ja siis kui ma vaatan, et võtame selle drooni intsidendi, eks ole, et kui mul sõber saadab veidi 12 läbi video, kuidas droon üle lendab ja siis 3 tundi hiljem saan ma selle valitsuse ohuteavituse. Riigi ohuteavituse. Või selle riigi ohuteavituse, jah, et siis et mis me siis teeme ja näiteks selle sama ohuteavituse süsteemiga, see käis ju, umbes aasta tagasi käis läbi, et miks Eesti valis selle süsteemi, mis nii kriisikindel ei ole, kui enamus Euroopa riike on seal tehniliselt teise lahenduse võtnud, siis meile ametnikud seletasid, et nendel on õigus. See on nagu Jürgen Ligi enam-vähem räägib, et kõik on lollid. Et kui küsid, et miks Rootsis või Taanis või Saksamaal nii tehakse, sest Jürgen Ligi ütleb, et kõik on lollid, tema teab, kuidas on õige. Ja sama on, siis tulevad ametnikud seletama, et ei, me valisime palju parema selle ohuteavitussüsteemi. Ja siis on niimoodi, et telefoni video tuleb 3 tundi ennem kui ohuteavitus ja siis saadetakse selles mõttes muidugi ütleme, Siseministeeriumi ametnikel ja Kaitseministeeriumi ametnikel on selles mõttes, ma ütleks mugav elu, et neil on eesotsas, eks ole, Pevkur ja Taro ja siis saadab Taro pulti ja annab talle mingisuguse jumala suvalised jutupunktid ja see kannabki ette. Ja siis nagu järgmine päev loeb ise ka lehest, et see kõik oli jama ja siis hakkab seal keerutama ja mõtleme, et palju küsimusi on. Räägime teisest teie suurest ruumist. Te olete IT-d õppinud. Isegi õppinud olen, jah. Nagu selles mõttes koolis mingivõrd, aga mina veel ütleme, alustasin oma töist karjääri ajal, kus eks ole, Tartu Ülikooli seal matemaatikateaduskonnas ikka õpetati nagu seda arvuti valdkonda ka, aga tegelikult, kus siis tegutsesid selles IT-valdkonnas inimesed, kes kõik olid agarad iseõppijad ja ise enda arendajad ja katsetajad ja nii edasi, et selles mõttes oli nagu see oli põnev aeg, et kas e-valimised on turvalised Eestis? No ei ole ju. Kas te arvate, et ei ole või te teate, et ei ole?
ma saan, ütleme, päev-päevalt aina rohkem kinnitust, et see asi ei ole õige. Noh, tuleme kas või selle juurde, mis siin on ju TTÜ teadlased rääkinud kontrollitavuse auditeerimisvõimaluste üle. Tuleme selle juurde, et siin ühel komisjoni istungil, kas see oli korruptsioonivastase erikomisjoni või selle riigieelarve, noh, polegi tähtis, ühel Riigikogu komisjoni istungil ju valimiskomisjoni, valimisteenistuse juht nüüd. Kipun segi jääma, aga noh, valimisi korraldava institutsiooni juht ju isegi ütles, et jah, tõepoolest oligi nii, et hääli oli võimalik juurde panna, ära võtta, asendada, muuta ja nii edasi, aga me ausõna seda ei teinud. Et noh, ütleme, ei ole minu jaoks selline ühe ametniku kinnitus, et nüüd ongi turvaline, kuna nad ütlevad, et nad ei teinud. Et sai teha tehnilises mõttes, aga nad ei teinud. Ja kui vaadata seda trall oleks nagu liiga rõõmus sõna selle kohta, mis toimub praegu nende valimiskomisjoni istungitega, mis seaduse järgi peavad olema avalikud, aga siis, kus piiratakse inimeste osalemist igasuguste võtetega, küll sa pead ette registreerima, siis visatakse koosolekut välja ja nii edasi. Kui kõik on puhas nagu prillikivi, siis võiks kõik ju olla avalikult ka näha, et kõik on puhas nagu prillikivi. Ja tegelikult see OSCE viimane raport, siin käis ju delegatsioon uurimas, seal oli, ja see tegelikult raport või nende soovitused tulid päris tükk aega enne kohalikke valimisi ja seal oli kas 18 või 19 soovitust, mida tuleks teha. Ühtegi nendest pole tänaseks neid tegevusi tehtud, nii et kindlasti ei ole turvalised ja usaldusväärsed valimised, e-valimised. Siin natukene ei ole see, et see on nagu parteil, kes on opositsioonis, on see nagu üks lihtne võtte. Ma mäletan omal ajal Keskerakond rääkis seda, kui nad olid opositsioonis, et e-valimised ei ole turvalised. Isegi Savisaar ütles vist välja, et seni kuni meil on e-valimised, Keskerakond valimisi ei võida või vähemalt ei pääse valitsusse, midagi sellist. On nad saanud vahepeal valitsusse, on see jutt lõppenud. Teil oli ridamisi ministreid, kes seda teemat uurisid. Üks vist ütles, et on suht turvalised. Aga tema ministrikarjäär sellega ka lõppes. Et äkki ka teised ministrid said aru, et tegelikult on turvalised, aga oli selge, et seda ei ole kasulik välja öelda. Tegelikult selle ministrite looga peaaegu kõik ministrid peale ühe, kes seal IT-ministrid olid, ikkagi kuidas ma ütlen, proovisid asja viia selleni, et teeme siis sellele auditi ja teeme rahvusvahelise turvalisuse ja siis see oli enne valitsuse vahetust, kui lõpuks bürokraatliku masinavärgi vastutegevusest oli õnnestunud läbi murda ja see hange välja kuulutada ja siis sai Sutt ministriks ja tühistas selle hange. Siis vahetus valitsuseks ja Reformierakond tuli võimule, nii et ka see rahvusvaheline audit on tegemata. 2 aastat tagasi toimus EKRE ridades suur sisepuhastus, visati välja spioone, nuhke, inimesi, kes töötasid EKRE juhtkonna plaanidele selgelt vastu. Minu meelest visati välja ka terve rida inimesi, kes nii palju kui mina aru sain, olid ikkagi nagu südamega EKRE asja eest väljas. No mulle tundub, et Helle Kullerkupu veendumustes ei olnud nagu kahtlust, et ta oli nagu väga põhikirjale vastav konservatiiv ja nii edasi. Olete te sellest, ma ei tea, Kamenevi ja Žinovjevi ja muude sääraste protsesse meenutavast pereheitmisest, ütleme siis niimoodi, taastunud? Kindlasti. Ja taastusime kusjuures väga kiiresti vastu ütleme, poliitiliste oponentide ja meedia ootustele, kes kõik lootsid, et nüüd, ma ei tea, EKRE hääbub või mida iganes. Aga mis puudutab nüüd seda, et visati välja selliseid tõsimeelseid EKRE inimesi, siis tegelikult see nii ei olnud, et inimesed, siis oli käimas eurovalimiste kampaania. See oli just lõppenud minu meelest. Väljaviskamine konkreetselt, jah, oli lõppenud, aga enne seda oli, eurovalimised olid. Väljaviskamine oli peale valimisi. Just vahetult pärast valimisi. Enam vahetult päris valimisi, aga selle valimiste kampaania ajal need inimesed nagu väga konkreetselt töötasid juba erakonna vastu. Oma mingite tegevuste, sõnumitega nagu sõna otseses mõttes ikkagi kahjustasid, töötasid erakonna vastu.
Põlluajas tuli hommikul Riigikogu tööl, hakkas EKRE-le vastu töötama. Põlluaas, kusjuures Põlluaas ja siis, kes see meil see Tartu mees oli, Kuusik. Nemad tõmbasid ikkagi, mulle tuli praegu meelde, mis see vile oli, ajakirjandust leiab selle kohe kiiresti üles, et nemad seal tõmbasid ikka avalikkuses üles mingisuguseid teemasid, kus nad selgelt läksid nagu erakonna vastu ja see, mis sa ütlesid, et visati välja spionereetureid ja muud ja küllap oligi neid ka nende hulgas, aga ma ütleks, et võib-olla visati välja terve rida pehmosid, kes nagu ütlesid, et kui fraktsiooni koosolekul ütlesid, et ei, see on põhimõte, seda teemat ajame ja nii edasi, aga siis ütlesid, et võib-olla kuidagi nagu ikkagi me seda nagu kohe niimoodi, et ajame küll, aga otse äkki välja ei ütleks, sest et siis hakkavad meedias peksma ja nii edasi, et selliseid inimesi oli terve rida, kes nende lahkujate hulgas olid. Aga vastutöö käis tugev. Ja ma ei oska öelda, et nagu, mis see nende plaan tegelikult oli, aga lõppude lõpuks, kus sa tead, et kas oli plaan mingil seltskonnal siis kuidagi oligi, et erakond lõhki ajada, lihtsalt kahju teha või oli plaan ta kuidagi üle võtta ja teha tast selline pehme ja nunnu tasku Isamaa, just nimelt. Et võis ka selline plaan olla, nii et kindlasti ei visatud tõsimeelseid EKRE inimesi välja, mis jälle Kulurkuppu puudutab tema peale neid sündmusi ja nende sündmuste ajal on ka oma mõtteid palju avaldanud, mis ei väljenda alati seda, et ta ikka tõsimeelne EKRE inimene. Teeme nüüd natukene ennustusi ka, mida on teile aasta pärast hea ette heita ja öelda, et tühjade täpselt ennustasite. Mitu kohta EKRE võtab järgmises Riigikogus? Ehk siis 2027 märts. 15-17. Ega teil sellise allahindlamise puhul pahandusi ei tule juhtkonnaga? Kogu aeg püüdame 51 poole, aga ma arvan, et järgmistel valimistel 15-17 ja läheme siis sealt edasi. Okei, valitsusse saate? Töötame selle nimel, et saaks. Mis ministeeriumid teie kõige parema meelega juhtima hakkaksite? Mina tegelikult, ja selle võib-olla pikal, et hakata siin ministeeriumidest rääkima, et mida ja kuidas tuleks üks kokku lahku ja ära kaotada ja nii edasi, aga kindlasti ütleme energeetika teemad võiksid olla need teemad ja majanduse teemad, aga on ta siis tänasel kujul mõni ministeerium, ma päris, ütleme, Rootsi eeskujul Keskkonnaministeeriumi paneks kinni, aga astuks Rootsist edasi jällegi, vabandan lähisugulaste ja kõigi ees, et sellised šokeerivate mõtete eest, aga mina näiteks haridusministeeriumi kaotaks ära. Minu arust koolipidaja võiks saada kooli pidada ilma, et küsitavate teadmiste ja oskustega inimesed karjakaupa kogu iga päev ütleks, et kuidas muru pügada, palju soola toidu sisse panna ja ütleks kõigile koolidele täpselt ette, mida tundides õpetama peab ja see läheb, on tänapäeval läinud eriti nagu veel ideoloogiliseks see suunis, eks ole, et mina arvan, et mitmekesisus haridusmaastikul selles mõttes, et oleks kool, on ta pidaja siis era- või kohalik omavalitsus ja et oleks eripalgelisust, et see oleks meile suures pildis kasuks. Nii et, jah. Mis meil maksab aasta pärast bensiiniliiter? Ega ta Euroopas nagu ei ole väga suureks optimismiks põhjust, et ta nagu maru odavaks hakkab minema, et mulle tundub, et ka see Iraani ja Hormuzi lugu on liikumas sinna, et kõik, mis sealt edaspidi läbi liigub, sellele läheb mingisugune maks otsa, kellele see maks siis makstakse, kas ühele või teisele riigile või mingisugusele ühiskonsortsiumile. Euroopa on ise enda nagu energiavarustuse mõttes ennast mänginud üsna nurka, mis tähendab,
on need ameeriklased või on meil sootuks lähemal asuvad norralased saavad palju raha selle arvelt teenida, et me siin kõik postil 2 eurost või suuremat hinda maksame. Aga jälle teisipidi, kui vaadata pikka perspektiivi, siis nii naftat kui gaasi on maailmas suures ülekülluses ja tavaliselt, mis juhtub selliste kriiside korral, kus tekib siis kas mingi kitsaskoht, siis ajalugu näitab, et siis investeeritakse üle ja praegu juba, eks ole, uudiseid tuleb, et küll tehakse uusi naftatorusid, uusi sadamaid, uusi, ütleme selle nafta ja gaasi liigutamise võimalusi ja see siis lõpeb sellega, et see üleküllus mingil hetkel muutub odavaks hinnaks. Et nagu sellises võib-olla 5 aasta perspektiivis võiksid need nafta ja gaasi tooted olla sootuks odavamad, kui nad olid isegi võib-olla enne seda kriisi, aga ma arvan, et järgmisel kevadel see kallis hind veel püsib, et Euroopa jaoks kindlasti ta nagu kiiresti ei lahene positiivses suunas. Mis seisus on teie parema teadmise järgi suure tõenäosusega aasta pärast Ukraina sõda? Raske öelda, jällegi pead tegema Mardiga intervjuu, ma arvan, tema nagu orienteerub väga hästi ja Martin ka tegelikult nagu geopoliitika suurtes teemades, aga ma arvan, et taustal tegelikult otsitakse seda lahendust kogu aeg edasi, erinevalt sellest, mis nagu avalikus ruumis käib ikka nagu loosungitega vehkimine, aga ma arvan, et taustal kõik osapooled ma ei tea, kompavad, et kus see kokkulepe siis võiks tulla ja kuidas see sõja saaks kokku pakkida, aga teisipidi jälle mulle tundub, et selline, et on maailmas jõudusid ja ka Euroopas jõudusid ja sealhulgas ma julgen siin isegi kahtlustada Euroopa Komisjoni juhtkonda, kes on nagu piisavalt küünilised ja kellele tegelikult meeldib, et see sõda kestab ja võib-olla miks mitte ka laieneb, sest et kui sa mõtled sellele, et millised võimalused oleks Ursula von der Leyenil võimul püsimiseks, kui nüüd sõda ära lõppeks ja ütleme ka siin kütusekriis laheneks ja nii edasi. Ühesõnaga, et kui tekiks siuke kriisivaba maailm, siis inimestel oleks aega vaadata otsa ja mõelda, et issand jumal, me oleme sellisel inimesel lasknud ennast nii kaua juhtida, et teeme selle asja ruttu korda. No igatahes üks on kindel, järgmine aasta tänasest alates, ehk siis järgmise aasta jooksul on meil ees 2 valimised Eestis ja kuidas sa seda väljendi kasutasidki, loosungitega vehkimist näeme me siin niimoodi, et ja uusi ägedaid meeme, nii et hoia mütsi. Muide, vabandust, ega teil selle punase lipsu pärast fraktsioonis pahandust ei tule? Ei, miks? No ma olen aru saanud, et üks teie fraktsioonikaaslane Anti Poolamets alatasa heidab kolleegidele ette, et punast lipsu kantakse. Ei ole mulle heitnud, tõsi ka on kusagil avalikus ruumis nähtud, et ta on sellise etteheite teinud. Kas mitte eelmine nädal ei rääkinud, et osad kannavad punast lipsu just nimelt selles kontekstis, et see on nagu kuidagi nõukogude võimuga seotud ja kohe meeldib punane lips? Ja kas ta kunagi nimetanud... Ma pole seda tema väljamõtlemist tähele pannud, aga ma tahan öelda seda, et tegelikult on... mina olen kategooriliselt vastu mingisuguste näiteks värvide kaaperdamisele. Ütleme, homod kaaperdasid vikerkaare ära ja nüüd nagu ei olegi niisugune ilus värviline vikerkaar taevas, vaid nagu inimesed seostavad selle kohe midagi või kujutat ette, kui ma vikerkaare värvilise lipsu paneks ette, et minu arust tuleks nagu püüda sellisesse neutraalsesse tsooni mõnesid sümboleid tagasi tuua, aga ma ei arva, et see reaalselt nagu võimalik on. Pesete põhimõtteliselt punast lipsu puhtaks? Ei pese punast lipsu puhtaks, vaid kannan sellist värvi lipsu, nagu ütleme hommikul tundub, et võiks ette panna ja et sobiks kokku ülejäänud riietuse komplektiga. Ma väga vabandan, et mina täna ülikonda selga pannud. Kuulge, te olete jumala normaalne mees. Miks te poliitikas olete? Ja võt see läks kuidagi nagu... Mina ei ole kunagi selline karjääriplaneeri olnud või ka ütleme nagu eluplaneeri. Vaata osad need elamise õpetused ja ütlevad, et tee Excel, sinna pane suured eesmärgid ja väiksed eesmärgid. Sõjaväelastel on eraldi veel, jah. Eneseabiõpikud ütlevad ju ka, et pane suured ja keskmised ja väiksed ja lähiperspektiiv. Ma olen mõelnud, issand jumal, et kui elu ka veel ajada sellisest bürokraatilis formaati, et see võibki hulluks minna. Aga see poliitika tuli ju niimoodi, et alguses ta oli nagu see, et kui EKRE valitsusse sai, jälle
tegi EKRE midagi täiesti teistsugust, mida enne ei olnud tehtud ja mida nüüd ka ei tehta. Ministrid tõid nõunikeks inimesed, et nad tööd teeks. Et nad toetaks ministrit nagu mingi sisu küsimustes ja siis selle järgi Martin kutsus mind, et ütleme majandusteemade ja ettevõtluse selle nurga alt. Et sel ajal veel AI-d ei olnud, et loe sina see. Oli tarku inimesi vaja. Loe sina see 80 lehekülge läbi, anna mulle hommikuks ülevaade, mis see on. Ja jälle, kui praegu vaatad, siis kasutatakse neid nõunike positsioone mingisuguse partei järelkasvu või siis mitte järelkasvu, vaid parteilastele mingi palga maksmiseks. Et ütleme, kui ma vaatan näiteks Taro ministri karjääri, kus nagu üks ämber on ajanud teist tagasi, ma olen päriselt ka mõelnud vahepeal, et kas tal, ja praegu mulle tuleb selle meelde, siis me lõpetame intervjuu ära, mul läheb veel meelest ära, et ma vaatan, et kas tal on nõunikud ja kes need nõunikud on, et keegi peaks seal ju ära päästma, kui ma ei tea, ametkond sätib mingisuguse miiniministrile või ministril endal mingi päris segane mõte pähe tuleb, aga tundub, et ei päästa. Ja see, kus juures kajas nagu ametnikkonnast toona ka vastu, et nad ei olnud harjunud sellega, et nõunikud hakkavad sisuga tegelema. Nad olid harjunud sellega, et nad lihtsalt on, et ministeeriumis käivad mingid inimesed. On palgalehel. On palgalehel mingid inimesed ja sellega harjunud, aga ei sega. Et siis jah, see EKRE puhul oli see teistsugune ja siis seal ma olin juba nagu poliitikale üsna lähedal, nägid nagu seest poolt seda, kuidas ministeerium töötab. Siis, kui Rene Kokal tervise tõttu tuli ministri positsioon, siis tuli juba ettepanek, et Rain asu ministri positsioonile ja siis kunagi oli üks suvine, olid vist geoloogide suvepäevad, kus ma olin ühte debatti kutsutud, see oli peale seda, kui valitsus oli juba lagunenud ja siis Urmas Vaino modereeris debatti, Urmas Vaino kuidagi ma ütlesin, et ma ennast nagu ei pea päris nagu poliitikuks, et siis Urmas Vaino, et ei Rain, kui sa ikka minister olid juba ära, et siis ei ole võimalik enam öelda, et sa nagu ei ole enam poliitik. Siis kuidagi läks nagu loomuliku radapidi juba kandideerimine ja muu ja hakkas see poliitiku elu pihta. Urmas Vaino on teie poliitiline ristiisa põhimõtteliselt? Ei ole, aga ütleme, ma nagu ise ennast kuidagi identifitseerinud siis veel nagu et ma olengi nagu poliitik, aga täna ma enam sellele vastu ei vaidle. Nii, aga soovin teile siis järgmisteks valimisteks edu, kõigepealt presidendi valimisteks ja siis loomulikult Riigikogu valimisteks. Aitäh!